Siin Audrus Porsche ringil toimub täna võistlussarja Best Lap esimene etapp. Kuid täna ei ole ma siin lihtsalt selleks, et reportaaži teha. Täna olen ma siin selleks, et ka ise võistelda. Võistlusautoks on see punane konn, Toyota MR2 Spider, millest ma ka Accelerista portaalis päris palju kirjutanud olen. Kuid võrreldes viimase videoga on päris palju muutunud. Eelmisel hooajal võistlesin ma niimoodi varba vette kastmiseks tänavaklassis ja sain kiiresti selgeks, et see auto on tänavaklassis võistlemiseks ebaausalt kiire. Seega kolisin ma ümber Unlimited klassi, kus on palju kõvem konkurents ja ka vähem reegleid selle osas, mida sa autoga teha võid. Alustame siis põhilistest asjadest. Esimene kõige olulisem, kus tõenäoliselt ka ajavõit tuleb. Rehvid ja pidurid. Kui eelmisel hooajal oli tegelikult mul veel ütleme kauakestev harjutamise kraam, siis nüüd olen ma valinud Yokohama Advan A052 rehvid, mida peetakse põhimõtteliselt parimateks tänavarehvideks maailmas ja kanged Endlessi MX72 Plus klotsid. Probleem on see, et ma olen ainuke tänavarehviga võistleja oma klassis. See on selline, ütleme, handicap, mille ma endale teadlikult natuke nagu paigaldasin, sest et ma tahan oma autoga siia sõita ja siit ära sõita. Kõik teised kas toovad siin oma auto treileriga kohale või viskavad neil siin rattaid ja rehve ümber. Näis, kuidas see Yoko vastu peab kõvemale konkurentsile. Aga muus osas oleme autot ehitanud edasi selle filosoofia järgi, et massi eemaldamine, massi vähendamine on olulisem kui võimsuse lisamine. Seega võimsus on sama, mis eelmisel hooajal umbes 175 hobujõudu rattast, küll aga olen auto saanud kusagil 30 kilogrammi kergemaks. See on tulnud siis peamiselt eemaldatud roolivõimendist, mida nii kergel autol tegelikult vaja ei ole. See on tulnud eemaldatud kaassõitu turvapadjast, see on tulnud kergematest ja jäigematest katuse kinnitustest, eemaldatud antennimootorist, isegi need mainitud rehvid on igas nurgas kilogrammi jagu kergemad kui eelmised. Kõik see kokku on andnud mulle võistlusmassiks see hooaeg poole paagi kütusega umbes 925 kilogrammi. Eelmisel aastal oli palju vähema kütusega võistlusmassi 944 kilogrammi. Kusjuures Unlimitedi juures on tore veel see, et ma võin kaassõite istme ka välja visata, mis tähendab, et täna võiks selle auto võistlusmass olla kusagil 910, mis on juba täiesti pädev. Küll aga tõsi, ma olen natukene massi tagasi pannud. Esimene aeroelement selle auto küljes, tiiba kahjuks ei jõudnud, aga splitteri sai külge. Siin varem teinud. Aitäh! Istme siit ära! Ühtlasi, esmakordselt Best Lapi ajaloos on avatud ka meeskondlik arvestus, mis tähendab, et sa võid võtta oma 2 sõpra ja siis hakata oma meeskonnale punkte koguma. Kõige targem on oma sõbrad paigutada eri klassidesse, et võimalikult palju punkte saada, muidu te konkureerite üksteisega. Seega, esimesena meie meeskonnas sõidab Fredi oma MR2-ga Street A-klassis ehk alla 2-liitrised mootorid ja alla 120 kilovatti võimsust. Ja tema taga see punane BRZ on Siim, kes sõidab Street B-klassis ehk alla 2 liitri, aga üle 120 kilovatine võimsus. Ja mina olen siis selles väikses Unlimitedis alla 2-liitrised mootorid ja põhimõtteliselt piiramatud reeglid ehitamise osas ja rehvi osas. Aga kui neil kahel on lootus ka poodiumi koht või isegi kõrge poodiumi koht võtta, siis ma juba kaldun ette arvama, et minul seda see aasta ei juhtu, sest et kõigi ajad on nii jõhkralt paranenud, pluss ma sõidan ainsana oma klassis tänavarehviga. Et ma võtan omale lihtsa eesmärgi. Sõita 1.29. See on eesmärk, mida ma olen aasta aega püüda üritanud, mis siiani pole õnnestunud. Ja kui ma selle ära sõidan, siis ma olen juba tänase päevaga väga rahul. Enne sõite selgitan ka reegleid. Võistlus koosneb 3 sessioonist, milles sõidetakse 5 kiiret ringi. Neist kiireim määrab pingerea. Kiirem ajasõitja saab 1 punkti, teise ajasõitja 2 punkti ja nii edasi. 3 sessioonist 2 parima tulemused liidetakse kokku ja vähimate punktidega sõitja võidab. Sõitjad lähevad rajale vahedega ja üksteisest möödumine ei ole lubatud. Auto on nüüd valmiduses, iste välja visatud, kõik igasugused asjad välja visatud, mida vaja ei ole, vedrustus jäigaks keeratud, proovin niimoodi. Aga auto võib valmis olla, aga mina ei ole valmis. Ma vaatan teiste võistlejate aegu, siis viimase aastaga on siin toimunud jõhker areng. Kui eelmisel aastal piisas väikses Unlimited klassis 1.30, et poodiumile saada teisele kohale,
siis sel aastal esimesed 4 Unlimited klassi sõitjat on ära sõitnud ja ajad on 26 ja 27 ja 28 ja 29. Et ma arvan, et seda ma siit autost täna kuidagi välja ei pigista. Eks ma pean proovima, aga ma arvan, et ma päris nii tühjaks ei julge teda sõita. Ei taha see 1.30 täna alistuda, 30,36. Kuigi eelmisel aastal läks mul tänavaklassis liigagi hästi, siis sel aastal Unlimitedis sellist eduelamust enam ei paista. Ma olen omas klassis 10 võistlejast 6. kohal ja seda ajaga, mis mind eelmisel aastal oleks varuga poodiumile viinud. Aga ma tulingi siia klassi ju selleks, et oleks konkurents. Õige, korralik konkurents. Nii et vinguda ei ole mul siin mitte midagi. Seega, pigem jahin oma 29 ja hoian pöidleid hoopis Fredile ja Siimule, kellel on rohkem lootust. Või no, mul kõige paremini just ei lähe, aga tiim Yokomamal kokkuvõttes läheb paremini, et Fredi Street A-klassis oma samamoodi Konna MRS-iga. Kuidas sul tunne on, kuidas auto käitub, mis kohal sa oled? Mul on tunne, et Kon valmistab konkurentsis väga palju hirmu, välja arvatud ühel Civicul, kes on 5 sekundiga eesmees kõigis. Ma ei tea, kuidas ta meie klassi sai, aga siin ta on. No ma arvan, et eelmisel aastal oli minu osas sama tunne paljudel. Nüüd ta on nii järele aidanud, lihtsalt ma ei saa ka aru, kuidas. Jah, ega üle-eelmine aasta ma tegin sama asja. Aga praegu ma olen 2. kohal, mul 3. kohal on väga konkurentsivõimeline Fiesta, kellest ma loodan ette saada sellega, et ma pidurdan vähe ja hoian rohkem gaasi all. Siim Street B-s, PR-setiga, kuidas sul? Hetkel on ilgelt hästi, juhin 0,2 sekiga, mingi 3-liitrine PEM istub sabas, ei tea, kuidas ta küll 2-liitriste klassis on, aga reeglid on reeglid, mis siis oli kubatuuri piisad vähe. Aga tundub, et järgmisest peab elu vist higistama, et ta silla taga hoida. Okei, need kõik higistavad, mina luban ka higistada rohkem, üritada seljatada omal üks Civic Type R ja mis see teine auto oli, BRZ, mis must napilt mõlemad kiiremad on, mis on 0,3 sekiga. Ma pean nemad seljatama, siis ma saaksin oma klassis olla 4. See on siis ütleme nagu siuke sekundaarne eesmärk. Esimene on ikkagi 29 ära sõita.
Päris eduelamuseta ma õnneks ei jäänud. 1.29 käes. Napilt, väga napilt, aga käes. Lisaks seljatasin ma oma klassis ka sinise BR-seti ja jäin teisel sessioonil 5. kohale. Paraku ma 3. sessioonil oma aega enam ei parandanud ja lasin ka BR-seti uuesti mööda. Seega lõpptulemus oli siiski teada. Oma klassi 6. koht, tiim Yokohamale 3 punkti ja tuleb tõdeda, et paistab, et sel hooajal on asjad nii karmiks läinud, et Unlimitedis, vähemalt Audru rajal, enam tänavarehviga poodiumil asja ei olegi. Aga lõppkokkuvõttes tuleb rahul olla. Järgmine etapp toimub Rapla kardirajal, kus mul on oma väikse autoga eelis. Loodetavasti sealt ma toon rohkem punkte veidike koju. Ja muus osas ei ole meil täna jäänud rohkemat teha, kui vaadata, kuidas ülejäänud tiim Yokohama liikmed poodiumilt oma punktid ja karikad koju toovad. Järgmise etapi peab võitma, mul pole vihma harju. Veel kord näeme järgmisel etapil.